Ahoi kotkad, mis toimub siis? Nagu iga aasta teeme ka see aasta ikkagist meie jõuludest videot. Ja esimese asjana, mis me siin videos teeme, Risto, mis me tegema hakkame siis? Hakkame liha suitsutama. Et me hakkame liha suitsutama homseks jõululaua peale. Täna on 23. detsember ja seekord on meil natuke teistsugused tükid. Meil on niisugused, paaril tükil on ära lõigatud see kamar, aga paar tükki on niisuguse kamaraga koos. Et vaatame, kuidas need jäävad, et tavaline värk. Nüüd me tegime natukene lahjema soolvee kui eelmine kord. Et ta on meil nüüd täpselt 2 päeva seisnud. 120 grammi liitri kohta läks soola, siis mõned terad pipart, loorberit. Ja meil kahjuks ei ole aega päris niimoodi teha, nagu me eelmine kord tegime siin 7 tundi seda suitsutamist, et me natuke teeme petuvärki, teeme natuke kõrgema temperatuuriga, sest täna on siin väljas ka miinuskraadid, -3,5 näitas praegu. Ja me lihtsalt jäämegi muidu ootama. Vaatame, kuidas tuleb välja, kui teeme natuke kiiremas korras. No vaevalt on nüüd midagi hullu tuleb. Tuleb lihtsalt suitsumaitseline ahjupraad siis, kui kõige kehvemal juhul, ma usun. Ja paneme siis selle metalliekspertidelt saadud ahju pöördesse ja hakkame siis passima siin peale seda ja samal ajal siis, mis on meil jäänud siin veel koristamata natukene see kööginurk siin, et viime siis mingid spinningud siit ära või midagi teeme jälle siia kõrvale, aga seda me ei hakka vist filmima, et seda võiks siin natukene rohkem korda teha, paar spinningut jätame lutsupüügiks, aga käsiõnged ja värgid, mis meil siin kümnetuse taga on ja mingid asjad viime minema, et siis natukene sisustada seda aega siin ja samal ajal saab jälgida siis seda ahju. Ja siin on nüüd ka niisugune olukord, et siin on meil läinud öösega jäässi kõik, sest öösel oli päris krõbe külm, korraks oli -9 isegi. Et jah, ja paneme ahju kütte ja siis Ristoga lähme vaatame korra, kuidas selle rajakaameratega lood on, et mis sinna peale jäänud on. Nii, ja liha on praegu siis selline, et 2 tundi on möödas ja temperatuur läks vahepeal 110-ni isegi, aga nagu ma ütlesin, et ma ei üritagi praegu seda teha täpselt õige temperatuuriga, vaid tahan kiiremini valmis saada ja vaatame, kuidas niimoodi välja tuleb see asi. Et eks tuleb katsetada igat moodi, et kui teinekord ongi kiirem, siis laseme lihtsalt 110 kraadiga ja vaatame, mis tast tuleb, et ta tuleb siis natukene rohkem toas praeahjus tehtud liha suitsumekiga, aga on nagu on. Ja testime ära, vaatame, nii lasen korraks õhku ka, pean paar puud juurde ja toimetame edasi. Nii, on nüüd olnud 3,5 tundi ahjus siis, ma lõikan siit lahti, pealt on natsa nagu kuivem, aga tundub, et seest on ikkagist okei. Kui siit sisse filmida ja võtan siit ühe lõigu, on küll mahlane, mahlad voolavad. Ja vaatame, mis ta siis kujutab endast. Nii. Ei saa üldse öelda, et oleks kehvem kui eelmine kord, isegi kui on suurema temperatuuriga tehtud. Mõtleme kohe, mis Rauno ka ütleb. Nii, võta see tükk. Jumala mahlane, kukub siia vahele, võta. Ei ole ju kuivanud, jumala mahlane ja küps. On. Jumala okka. Nüüd pakime need fooliumisse, et siis mahlasus ära ei lähe ja kes tahab ka omale sükest suitsuahju, siis loomulikult metalliekspertid.ee veebilehele, seal on video ka sellest olemas ja ühesõnaga sealt leiate juba ise. Ja nüüd on jõulupäev käes ja me ei hakka praegu siin kedagi puruks lõikama muud kui ühte pakki, mis meile saadeti, et sai täna käidud veel korra Räpinas pakiautomaadis ka ja jõulude ajal ikka pakke saadetakse. Mis pakk see on ja kellelt nüüd täpselt see pakk on, ei tea.
ehk siis teeme lahti ja vaatame, mis siin sees on. Meie enda pakid tulevad ka, jõuluvana toob pärast õhtul kuuse alla, siis me vaatame võib-olla, mis seal sees ka on. Noh, nagu ikka, tavaliselt vaadanud. Aga siin sees on sellised asjad, et ma eeldan, et need on meil siis Romeolt. Romeo seikleb kanalit, ma eeldan, et need on. Jah, siin ma juba näen logo ka. Et lõikame selle lahti jõusti. Nii, ja see pilt on tänukiri. On nii näha nüüd? Romeo seikleb, tänukiri, perega looduses. Suur tänu, et oled panustanud minu tegemistesse. Sinu toetus aitab mul luua uusi seiklusi, arendada paremat sisu ja jagada Eestimaa loodust ning matkaelamusi veelgi rohkemate inimestega. Hindan sinu panust siiralt. No suured tänud, Romeo. Sellist asja polegi meile keegi veel saatnud. Ja nii kui ma saan aru, siin on mingisugune MRE-laadne asi ka sees, siis see on siis... see on suur, see on vist 24 tunni oma, ma eeldan. Mis ma oma see on siis? Itaalia või? See on vist Itaalia oma siis. Itaalia, jah. Napoli, Itaalia. Ma oletan, ma rohkem siin mingeid riigi nimesid peal ei näe, aga keel on ka, tundub selles keeles, et ju ta siis Itaalia on, et sellest me teeme siis ka mingi kord video ja maitseme ja vaatame, mis siin sees on. Veel kord suured tänud ja varsti vaatame siis edasi, kuidas meil see jõululaud välja näeb ja mis me siin veel toimetame. Esimene lauatäis kraami on siin ja köögis on veel. Kui see on söödud, siis näitame, mis veel on. Noh, kui see saab üldse söödud, ma hästi ei usu. Meil on siin natuke liiga palju, aga noh, on nagu on. Ja varsti tuleb vist jõuluvana ka, kus see Keiu on. Kus ta on? Monika ka köögis. Keiu, tule kaamera ette. Kas sina ootad jõuluvana ka juba või? Jaa. Ahah. Me ei tea kunagi, millal ta uksele koputab on ja ega kellaaega ei ole kokku lepitud. Me ei tea, millal ta tuleb. Poolsööki on siin ka veel kapsad, kartul, kaste, liha. Verivorsteid ja Kairiti hääl on endiselt. Äkki tuleb üldse 2 jõuluvana või 3 või? Tuot. Ei tea ju mitmekesi nad tulevad. Jah. Ja tisu siis. Ja küll on vaatama, mis see toimus. Emma küll kus? Naabri Jaan helistas, et mingisugune ATV oli meil siin aia taha seisma jäänud. Ja mingi pätt toovi roninud, et ma nüüd ei teagi kohe, millega me virutame teda. Et ei ole midagi võtta. Sellega saame lüüa või? Vetsurulliga või? Jah, paneme vetsurulliga või. Vaatame, mis see pätt siin hoovis teeb. Lähed ees äkki või? Mina kardan. Mina kardan, ma ei tea, see pätti. Näe, võtta, tahad visata ise? Ei taha pätti visata või? Ei sooviks jah. Okay, Seega suudab see. Kus pätt on? Mis see on? See või? Äkki mingi pomm või? Ma ei tea. Okei. No ma ei tea, mis asi see on. Kas see on siia jäetud kellegi poolt? See pätt jättis siia selle või? Äkki oli jõuluvana või? Oota, lähme ilmale. Ma ei teagi. Äkki oli jõuluvana? Viska jah. Plahvatanud. Ja küll viime sisse. Ma ei tea, mis asi see on. Äkki jättiski jõuluvana selle või? See äkki polnudki pätt. Äkki polnudki pätt. Äkki pätt polnudki, äkki oligi jõuluvana, ega me ei tea, jah. See on see paks karu. Ma ei tea, vaatame. Mis asi siin on? Ei tea, oli jäetud käru juurde sinna. Sa käisid ka Keiu vaatlemas või? Mina valin see. No, mis seal on? On kingid või? Jaa, toos kinki näed. Aga kes see tõi? See pätt või jõuluvana, kes ATV-ga aia taha tuli? Minu see. Näe, Must ootab ka oma kingitust juba. Kus Aivar on? Mis vana see on? Sinu kink. Okei, Keiu jagab kingitusi siis. Ei mulle või?
see on mulle. Ei ole või? Ei olegi, mul ei olegi midagi. Aitäh! Viskad hea jõuluvana, kui mulle ka kingi. No see on mulle nüüd või? Vaata, või mulle? Näe, must ootab seal taga. Kairi. Enne sinu. okei. No nii, kellele? Äll. Minul ka midagi või? Lõpuks mulle ka midagi. Bella. Bella või? Pane laua peale Bella kingitus. Timu. Timmu. Timu. Pane laua peale, kus Bella oma. Timu konts. Nii, mulle. Rauno. Raunole. Mul on nii palju kente. Ja Risto oma on kõige suurem. On või? Nojah, ühesõnaga. Kõik koogivad lahti ja Seal veel midagi. kõik koogivad lahti. Minule? Tea. Timmu jõuluking siin. Aitäh. Kuidas maitseb? Oota, on läinud appi nagu. Jah, ju siis maitseb. No nii, õhtul ei filminud, aga mis sai peale jõululauas istumist meie jõululauast? Rauno, mis sai? Sai arvutimängu, mis asi siis laud või? Tegime siin kolmekesi natukene mängu ka õhtul ja noh, nüüd saab lihtsalt niimoodi, et lükkab arvuti natukene eemale, kui siin midagi sööb veel vahepeal, sest et meil on nüüd 3 päeva jagu mingit süüa järgi. Aga jah, noh, nüüd teeb niisuguse puhkepäeva, täna magasime kaua, eile olime kaua üleval, kired on täis. Ja mis sina teed? Sina siin teed oma kingitusi, mängid siin oma kingitustega uutega või? Mis sa ägedad said siis, näed, niisugused asjad, need panime nüüd tööle ka. Pimedas näeb paremini neid. Need on väga kaunis. Ja no vot, ega siin täna suurt midagi muud ei teegi, kui ka natukene sööme, mis natukene hästi palju sööme, sest muidugi sai sööki liiga palju tehtud nagu tavaliselt. Sööme hästi palju, natukene mängime, teeme ja siis mingi päev nüüd hakkame poistega ehitama ka teisel korrusel ja siis meil on veel muud plaanid siin minna Värska veekeskusse ja teha üks ellujäämisteemaline video ka. Vaat nii. Ahju panime siin kütte, vaat seda polegi näidanud vahepeal. Et ma ühendasin nüüd selle siia ära, kuna õues on asi nii kaugel, et kohe vaatame. Et siin nüüd, jah, tuli käib. See, mis vanasti oli seal leiliruumis, panime nüüd siia, siit läheb hops soe müüri, et ta jääb nüüd salvestama ka, see kellegi tehtud soe müür siit ja siit tuleb korstna. Vot, aga jah, et miks seda saab nüüd kütta, sellepärast, et lõpuks on korsten valmis ja lõpuks on nii palju valmis ka. Pole vahepeal seda ehitusupdate'i näidanud, et vahepeal sai valmis ka see nii-öelda plekk siit poolt, siis kust veel panemata oli. Et nüüd võib rahulikult lumi sadada. Küll see korstna ümbrus on veel panemata, sellepärast, et kogu aeg on märg ja sajab ja ma ei saa selle märja peale praegu seda kleepida seal. Aga noh, vahet ei ole, vaatame kuivemat aega, aga nüüd on vähemalt selle katusega nii, et plekk on kõik peal. Vaat nii, ega midagi, me läheme mängime natukene arvutimängu ja siis vaatame edasi. Ja nüüd veel päev edasi, 3. päev. Ilm on väga ilus. Täna on päike väljas, et me lähme poistega täna metsa vilmima, aga seda juba järgmises videos, et ei ole ammu nii ilusat ilma olnud. Natuke tuuline on, aga lõpuks ka päikest näitab. Aga ma arvan, et sellesse videosse nüüd teile küll, et häid pühi kõigile ja kerige magama ära kratid.